Viimastel aastatel on sõjaväeväljal mehitamata süsteemid järk-järgult üle võtnud ülesandeid, mida varem täitsid sõdurid. Maapinnal Ukraina kasutab lahinguväljal ulatuslikult roboteid logistika ja haavatud sõdurite evakueerimiseks, säästes inimesi selle erakordselt ohtliku töö tegemisest. Mõned maismaarobotid kohandatakse nüüd autonoomseteks või kaugjuhitavateks lahinguülesanneteks, aidates vähendada Ukraina suurt puudujääki isikkoosseisus kogu ulatuslikul rindejoonel. Kuid just õhus on droonid juba vaieldamatult muutnud sõjapidamise olemust. Mehitamata õhusõidukid teostavad luuret, viivad läbi kaugpommitusi sügaval vaenlase tagalas ning toimivad isegi emalaevadena, transportides väiksemaid ründedroone. Kuid on üks asi, mida nad pole veel suutnud asendada. Päris hävituslennukid. Kuid see kõik on peagi muutumas. Türgi viis just läbi järjekordse eduka laskekatse, mille käigus katsetati väidetavalt maailma esimest mehitamata hävituslennukit Bayraktar Kızılelmat. Sellel uuenduslikul reaktiivlennukil on väidetavalt ainulaadsed võimed, mis peavad hästi võrdlust kogu uue kõrgtehnoloogilise relvastusega, mis USA-st tuleb. Veelgi enam, praeguseid prototüüpe käitab Ukrainas ehitatud mootor. Siin on kogu lugu Kızılelmast ja selle Ukraina mootorist ning sellest, mida see tähendab tuleviku sõjapidamise jaoks. Nimi Kızılelma tähendab türgi keeles tõlgituna punast õuna, mis on Türgi mütoloogias legendaarne sümbol, tähistades kauget, kuid vältimatut võitu. Kuid iga eduka testiga muutub see visioon üha reaalsemaks. Viimase Kızılelma testi kaadrid avalikustati 2026 aasta juulis. Tuutsia Baykar Technologiesi andmetel lahkus Kızılelma sabanumbriga S28 juulil. Akõnže lennukoolitus- ja testimiskeskusest Chorlus Kõrdais. Selle sihtkoht oli 5. peamine reaktiivbaasi staap Mersinis, kus pidi toimuma laskekatse. Pärast mitmeid ettevalmistusi ja katseid baasis tõusis mehitamata hävituslennuk õhku, kandes tiibade all 2 ülehelikiiruselist Jet 230 raketti ning suundus mereväe sihtmärgi poole. Kızılelma tulistas seejärel oma Jet 230 raketid välja ja tabas sihtmärki täpselt enam kui 74 miili kauguselt. See on märkimisväärne saavutus. See tähistab veel ühe olulise läve ületamist, näidates mehitamata hävituslennuki võimet täita olulisi ülesandeid õhk-maa ülehelikiiruselise laskemoonaga. Jet 230 raketi kohta, mille ta välja tulistas, pole palju teada. Välja arvatud see, et väidetavalt on selle maksimaalne laskekaugus üle 200 kilomeetri ehk 124 miili. Siiski on tõenäoline, et see on kohandatud Türgi UAV 230 raketist, mida tootja Roketsan kirjeldab kui ülehelikiiruselist ballistilist raketti. Väidetavalt on UAV 230 laskekaugus on väidetavalt lühem, umbes 93 miili. Seega, kui Jet 230 on tõepoolest UAV 230 edasiarendus, siis suurendatud laskekaugus on üks uuendustest. Kuid ükskõik, kuidas asjad ka poleks, edukad katsed ülehelikiiruselise raketiga kinnitavad Kızılelma kasvavaid ründevõimekusi. Varem on seda edukalt testitud Tolun, TBR-82 KGK ja LGK-82 laskemoonaga. Kõik toodetud Türgis kohapeal, täpselt nagu Jet 230, kuid nende teiste laskemoonade ja Jet 230 vahel on märkimisväärne erinevus, mis teeb selle viimase katse eriliseks. Tolun, TBR-82 KGK ja LGK-82 laskemoonad on sisuliselt juhitavad liukpommid, mitte raketid, selle sõna otseses mõttes. Täpsustades, Tolun on täpne juhitav liukpomm, mida sageli liigitatakse juhitavaks pommiks või lühimaaraketiks, mille on välja töötanud Türgi arendaja Aselsan. Standardmudelil on GPS-INS juhtimissüsteem, mis sobib ideaalselt statsionaarsete sihtmärkide tabamiseks, nagu viimases testis rünnatud objektid. Kuid olemas on ka pildistava infrapuna ehk IIR variant, mis võimaldab tabada liikuvaid sihtmärke. IIR versioonil on kahepoolne andmeside, mis võimaldab operaatoril kontrollida täpset sihtmärgi lugustamist kuni tabamuseni. Toluni tegevusraadius on umbes 55 meremiili. Tõhus lennukõrgus on 40 000 jalga ja tõenäoline ringhälve ehk CEP on umbes 49 jalga. See on spetsiaalselt mõeldud tugevdatud rajatiste ründamiseks, kasutades punkeripommi laengut, mis suudab läbistada umbes 1 meetri raudbetooni. Pommi on sertifitseeritud kasutamiseks Türgi F-16 Block 40 hävituslennukipargis. Kuid nüüd on see saadaval ka kasutamiseks Kızılelma drooniga, pakkudes väga täpset ja kulutõhusat lahendust tugevdatud punkrite või liikuvate sõidukite ründamiseks lähemalt, kasutades reaalajas optilist kinnitust. Edukas katsetus Javelin 230.
Ülehelikiiruselise raketiga annab nüüd Kõsõlelmale lisaks pika maa ja suure kiirusega ründevõime kaitstud või kaugemate sihtmärkide vastu, sealhulgas ka merel liikuvate sihtmärkide vastu. Samamoodi on LGK-82 500-naelase klassi laserjuhitav pomm, mida toodab samuti Aselsan. Selle paigutus on identne USA Bayway seeriaga. See võib hävituslennukitelt lastuna ulatuda umbes 12 kilomeetri kaugusele ning selle laserjuhtimiskomplekti on kasutatud nii NATO standardi MK82 kui ka Vene standardi FAB seeria üldotstarbeliste pommide juures. TBR-82 on hübriidne juhtimiskomplekt, mis kasutab nii laser kui ka GNSS juhtimist. Seda on saadaval 3 variandis. Baasvariant, lühikeste tiibadega komplekt aeglaselt lendavatele platvormidele ning pikamaa tiibadega komplekt. Baasvariandi lennukaugus hävitajate puhul on umbes 12 kilomeetrit, mis suureneb pikamaa tiibadega komplekti puhul peaaegu 80 kilomeetrini. Vaid mõned nädalad enne viimast testi, Javelin 230-ga juunis 2026 viidi läbi veel üks edukas test, kus kasutati nii LGK-82 kui ka TBR-82. Kasutati veel üht Türgi kõrgtehnoloogilist seadet, Toigan elektrooptiline sihtimissüsteem ehk EOTS. See on Aselsan'i loodud sisseehitatud sihtimissensor, mis on loodud spetsiaalselt madala märgatavusega lahingulennukitele nagu Kõsõlelma ja teistele paikari arenenud droonidele nagu Kaan ja Anka-3. Erinevalt traditsioonilistest sihtimiskonteineritest, mis ripuvad väliselt ja suurendavad radari märgatavust, on Toigun täielikult integreeritud lennuki keresse, säilitades selle vargsi profiili. See teeb Kõsõlelmast maailma esimese mehitamata hävitaja, millel on sisse ehitatud EOTS, võimekus, mida varem leidus ainult mehitatud. 5. põlvkonna hävitajatel, nagu F-35. Eesti käigus tabati mõlemad pommid. Toigun 100 EOTS-i poolt määratud statsionaarset sihtmärki, tõestades Kõsõlelma võimet iseseisvalt sooritada stand-in rünnakuid, kusjuures Toigun 100 EOTS toimib peamise õhkmaapindandurina. Nii et me teadsime, et Kõsõlelma suudab kasutada kõrge täpsusega liukpomme. Viimase testi järel teame nüüd, et ta suudab tulistada ka ülehelikiiruselisi aeroballistilisi rakette liikuvate sihtmärkide pihta. See on tema arsenali jaoks oluline uus võimekus. Aga kui oled jälginud Kõsõlelma arengut, siis see ei tohiks sulle eriti üllatusena tulla. Areendus on toimunud väga kiiresti. Uued omadused ja võimekused näivad ilmuvat iga paari kuu tagant. Esimesed katsed algasid alles 2022 aastal, kuid arendustempo on olnud nii kiire, et seeria tootmine algas juba 2025 aasta suvel ning esimesi operatiivseid tarned oodatakse järgmisel aastal. Võib-olla osaliselt tänu kiiretele iteratsioonidele polnud seeria tootmise alguses täpselt selge, milliseid relvi see suudab kanda, kuid see muutub iga päevaga üha selgemaks ja see on muljetavaldav. Lisaks juhitavatele laskemoonadele ja ülehelikiirusega rakettidele on oodata, et Kõsõlelma kannab ka Roketsani Sirit raketti, mis on Türgi vaste Ameerika APKVS-ile. See lisab tema kasvavasse sihtmärkide valikusse. Võime hävitada Shahidi tüüpi droone. Ja see on tõenäoliselt hea uudis ühele osapoolele, kellel on Kõsõlelma vastu kõige suurem huvi, Ukrainale. Venemaa kurikuulsa Shahidi analoogide Keraanide allatulistamisest on Ukrainas saanud omamoodi rahvussport ning mida rohkem võimalusi neid alla tuua, seda parem. Erinevalt enamikust teistest NATO liikmetest on Türgi valitsus praeguses Venemaa ja Ukraina vahelises konfliktis suuresti kõrvaltvaatajaks jäänud, säilitades head suhted mõlema poolega. Siiski on mõned riigi kaitsetööstusettevõtted selgelt oma poole valinud ja asunud Ukraina poolele. Eriti on Ukraina pärast sissetungi algust arendanud laienevat koostööd Baikariga. 2022 aastal ettevõte annetas kuulsalt mitu TB2 ründedrooni vastuseks Ukraina, Leedu ja Poola ühisrahastuskampaaniatele, keeldudes maksetest ning suunates droonide ostmiseks mõeldud raha hoopis humanitaarabile. Umbes 50 TB2 drooni oli 2022. Aasta keskpaigaks Ukrainale tarnitud ning täiendavad otseannetused kinnitati 2023. aasta alguses. Lõppkokkuvõttes nende kasutamine sõja varajases faasis rauges, kuna need ei olnud eriti tõhusad Vene õhutõrje ja elektroonilise sõjapidamise vastu. Kuid viimasel ajal on Bayraktar TB2 droonid Ukrainas teinud märkimisväärse taktikalise tagasituleku. Alates umbes 2025 aasta juunist on Ukraina TB2 droonid edukalt rünnanud ja hävitanud Mustal merel mitmel korral Vene kiireid ründepaate ja dessantlaevu. Näiteks
3. septembril 2025 TB2 hävitas Vene kiire ründepaadi, mis vedas dessantväelasi Tendriiska maasääre lähedal. See on Kitsasmaa Riiba okupeeritud Hersoni oblastis. Ukraina merevägi teatas ametlikus avalduses Telegrammis, et 7 okupanti hävitati ja 4 said haavata. Viimasel ajal on Ukraina TB2 droonide laevastikku kasutatud nii luureks kui ka täppislöökideks mereväe aluste ja rannikulaagrite vastu, kasutades ära Vene õhukaitses esinevaid lünki. Ja tundub, et nad täidavad oma ülesannet tõhusalt. Näiteks arvatakse, et Ukraina TB2 droonid hävitasid 2026 aasta juunis Mustal merel 2 Vene mereväe drooni. Kuid Baikari tegevus Ukrainas ei piirdu kindlasti ainult TB2 droonide annetamisega. Ettevõte on praegu Kiievi piirkonnas rajamas suurt droonide tootmistehast. Teisisõnu liigub ettevõte pelgalt tarnijast tegelikuks kohalikuks tootjaks. 2023 aasta septembris avaldatud raportis selgus, et Baikar kavatseb investeerida Ukrainas 3 projekti kokku $100 miljonit. Seejärel järgmise aasta veebruaris ettevõtte tegevjuht Haluk Bayraktar teatas Riyadis Saudi Araabias toimuval maailma kaitsenäitusel, et esimese projekti ehitustööd on alanud. Kiivis asuv suur Baikari droonide tootmistehas. Tehases loodetakse täielikul tööle rakendumisel toota umbes 120 suurt drooni aastas ja anda tööd umbes 500 inimesele. Eesmärk on kokku panna TB2 ja võimalusel ka TB3 lennukikandjal baseeruvaid droone. Plaanis on lisada ka Akõntši ning Kõzõlelma. Rajatis pidi tööle hakkama 12 kuu jooksul. Seda pole juhtunud, kuid arvestades viimase aasta jooksul Venemaa ja Ukraina vahel toimunud infrastruktuurisõja intensiivistumist, on mõistetav, miks valmimine on edasi lükkunud. 2025 aasta oktoobriks oli seda objekti väidetavalt juba 4 korda tabanud Vene raketid, põhjustades teatud konstruktsioonikahjustusi ja materiaalset kahju, nagu ütles tegevjuht. Ehitus jätkub siiski vaatamata kõigele ja on igati mõistetav, miks Baikar nõuab Kõzõlelma tootmist Ukrainas, sest nagu mainisime, töötab see Ukraina mootoriga. Siiski, millist konkreetset Ukraina mootorit seeria tootmises kasutatakse, on veel selgusetu. Nüüd, kui hindad põhjalikke ülevaateid uutest relvasüsteemidest ja tehnoloogiatest ning asjalikku analüüsi viimaste sõjauudiste kohta, oled õiges kohas. Just seda me sõjasaates iga päev pakumegi. Telli kanal ja lülita teavitused sisse, et oleksid alati esimene, kes teada saab. Kõzõlelma kontseptsioon tutvustati esmakordselt 2013 aastal ning üksikasjalikud tehnilised andmed avalikustati 2021 aastal. Sama aasta sügisel Saha kaitsemessil sõlmiti integratsioonileping Baikari ja Ukraina mootoritootja Jevtšenko Progressi vahel. Seega on alati olnud kavatsus, et Kõzõlelma ja võib-olla ka teised Türgi arenenud droonid kasutaksid Ukraina mootoreid. Ja kuigi Türgi otsib väidetavalt alternatiivseid võimalusi, on seni teadaolevalt olukord endine. Esimesed 3 Kõzõlelma prototüüpi kasutasid Jevtšenko Progressi AI-25 DLT mootoreid allhelikiiruseliste lendude testimiseks, aerodünaamika kinnitamiseks ja esialgseks relva integratsiooniks. Kuid alates 4. prototüübi nimega PT4 esitlusest 2025 aasta mais näib programm olevat üle läinud võimsamale AI-322F järelpõlemismootorile. Selle mootori on samuti valmistanud Jevtšenko Progress. See on igati loogiline samm mitmel heal põhjusel. Esiteks on oluline nende 2 mootori vanus. Algse Jevtšenko AI-25 töötas välja Nõukogude kontsern Jevtšenko OKB Ukrainas. See loodi Jakovlev Jak-43 mootoriga lennuki jaoks, mida peetakse sageli esimeseks regionaalseks reaktiivlennukiks. Mootori arendust alustati 1965 aastal. Esimene katselend toimus 1966 aastal ning järgmisel aastal kiideti see heaks masstootmiseks. Ukrainas asuv lennukimootorite tootja Motorsich, mis asub Jevtšenko Progressi lähedal tööstuslikus rindelinnas Zaporižas, toodab neid mootoreid tänaseni. Kuid nagu võite arvata, on tänapäeval toodetavad variandid aastakümnete jooksul läbinud märkimisväärseid muudatusi. Kõige tuntum tänapäeval kasutatav variant on AI-25DL. See töötati algselt välja ja projekteeriti kasutamiseks sõjaväe õppelennukil Aero L-39 Albatros, mis tegi oma esimese lennu 1968 aastal. Kokku toodeti üle 3000 Aero L-39 Albatrosse, millest 2900 on tänaseni aktiivses kasutuses.
kuid enamikul neist lennukitest on mootorid hiljem uuendatud. Ivtsenko Progress on alates 90ndatest alates turustanud originaalmootori uuendatud versiooni AI-25 TLSH. Teine AI-25 TL variatsioon AI-25 TLK töötati samuti välja, et varustada Hiina Hongtu JL8K8 Karakorum reaktiivtreenerit. Ja nüüd on perekonda lisandunud uus liige AI-25 TLT. See ehitati spetsiaalselt selleks, et täita võimsama turboventilaatormootori nõuet kõsõ-kõsõlelma jaoks. AI-25 TLT. See on keskmise ümbersuunamisteguriga turboventilaatormootor, mille kuivkaal on umbes 770 naela. Tootes umbes 3790 naela tõukejõudu. See sobib rohkem kui hästi treeninglennukitele ja prototüüpide testimiseks. Kuid sellest ei piisa, et anda kõsõ-kõsõlelmale ülehelikiiruseks vajalikku jõudu. See suudab tegelikult tagada kiirused ainult umbes Mach 0,8 kuni Mach 0,9 standardkõrgusel. 35 000 jalga ehk umbes 528 kuni 594 miili tunnis. Seetõttu on viimased kõsõ-kõsõlelma prototüübid kasutanud võimsamat AI-322 mootorit ning tõenäoliselt teeb seda ka tootmisversioon. AI-322F on täiustatud järelpõletiga turboventilaatormootor, mis põhineb AI-222-25F-il, teisel vastupidaval Ukraina mootoril, mida toodab Ivtsenko Progress. Võrreldes AI-25 TLT-ga on see palju võimsam. See annab 5510 naela tõukejõudu kuiva tõukega ja kuni 9900 naela tõukejõudu järelpõletiga, mis on peaaegu 3 korda rohkem. See lisavõimsus võimaldab kisikõsõlelmal saavutada ülehelikiirusi, sihtides Mach 1,4 kuni 1,6 ehk 924 kuni 1056 miili tunnis, 35 000 jalakõrgusel. Ja see võimaldab mehitamata lennukil sooritada suure G-koormusega lahingumanöövreid, täpselt nagu kaasaegne mehitatud hävituslennuk. Nagu varem mainitud, pole veel selge, millist mootorit kasutatakse kisikõsõlelma masstootmise Türgi õhu- ja mereväe jaoks, kes on kisikõsõlelma esimesed kliendid. Kuid tänu kõigile edukatele testidele AI-322F-ga arvatakse laialdaselt, et just see mootor hakkab neid tarnitavaid lennukeid käitama, samuti drooni esimese kinnitatud ekspordikliendi Indoneesia jaoks. 2026 aasta mais sõlmiti Baikari ja Indoneesia kontserni PT Republic Aero Dirigantara vahel leping 12 kõsõlelma tarnimiseks. 2026 aasta Saha Expo messi ajal Istanbulis. Leping näeb ette tarnete algust 2028 aastal koos kohaliku tootmise ning hooldus- ja remondirajatiste rajamisega Indoneesias. Indoneesia puhul on tõenäoline, et droone hakkab kasutama merevägi ning need integreeritakse lennukikandja Giuseppe Garibaldi lennutiiba, mille üleviimist Jakartasse oodatakse peagi. Laev, mille Itaalia merevägi arvas teenistusest välja 2024 aastal, kasutas varem AV-8B Harrier TACS hävitajaid. Kuid moderniseerimisplaanid näevad ette ulatusliku mehitamata süsteemide nagu kõsõlelma kasutamist. Üleminek võimsamale AI-322F mootorile muudab kõsõlelma prototüübist kasutatavaks varaks, mis on ilmselgelt äratanud indoneeslaste tähelepanu. See võimaldab ülehelikiirusi, isegi kõsõlelma maksimaalse stardikaalu juures, mis ületab 18 700 naela ning kuni 3300 naelase kasuliku koormusega. Kuid uuem mootor toob kaasa 1 või 2 kompromissi. See on märkimisväärselt suurem ja raskem kui AI-25 TLT kuivkaaluga umbes 1234,5 naela. Lisakaal ja suurus nõudsid kõsõlelma lennuki kere disainis muudatusi, et seda kompenseerida, näiteks suuremad õhuvõtuavad ja tugevdatud telik, mis on nähtavad 3. prototüübil. AI-322F kütusekulu on samuti rohkem kui 2-kordne võrreldes AI-25 TLT-ga, eriti järelpõlemisrežiimis. 1,9 naela kütust tõukejõunaela kohta tunnis võrreldes AI-25 TLT umbes 0,8-ga kruiisirežiimis. See tähendab, et uuema mootoriga variandid on väiksema lennuulatusega, kui suuremat kütusekulu ei kompenseerita suuremate sisemiste kütusepaakidega. Kuid suuremad sisemised paagid oleksid lihtsalt veel üks muljetavaldav omadus juba niigi kadestamisväärsel masinal. See on raskesti avastatav. Lennukikere on spetsiaalselt loodud madala märgatavuse jaoks. Sellel on väike radari peegelduspind, Canard-Delta konfiguratsioon, 2 vertikaalset stabilisaatorit ja sisemised relvakambrid, et vähendada selle märgatavust. See on ka praktiline, nagu
näitab kavandatud kasutus Indoneesias, on Kızılelma ehitatud lennukikandjal kasutamiseks. Türgi puhul see on spetsiaalselt optimeeritud kasutamiseks Türgi lipulaeval DCG Anatoolu dessantlaeval ilma katapuldisüsteemita. Ja see on tipptasemel. Lennuk kasutab tehisintellektil põhinevat missiooniarvutit autonoomseks ruleerimiseks, õhkutõusuks, maandumiseks ja lennuks. Selle andurid on samuti tipptasemel, sealhulgas Aselsan Murad ESA raadar, Karat infrapuna otsingu- ja jälgimissüsteem ning eelmainitud Toigon EOTS. Relvastuse valik laiened iga uue eduka testiga, nagu oleme näinud. Ja see annab kaalu Baikari väitele, et Kızılelma on maailma esimene autonoomne hävituslennuk. Muidugi ei ole sellel nii palju funktsioone ega muljetavaldavat jõudu, nagu kõige arenenumatel lääne hävitajatel, näiteks USA F-35 Lightning 2. Kuid Kızılelma praegused omadused asetavad selle peaaegu 4,5 põlvkonna mehitamata hävituslennukite võimekuse kategooriasse, näiteks viimase F-16 variandi või Hiina J-10 kõrvale, aga kahe suure eelisega. Esiteks, kuigi see pole kindlasti odav, on see tõenäoliselt märkimisväärselt odavam kui samaväärsed mehitatud hävitajad. Kızılelma hinnanguline ühikuhind on sõltuvalt spetsifikatsioonidest umbes $30–40 miljonit. See asetab selle väga konkurentsivõimelisele hinnatasemele võrreldes uue F-35A ligikaudu $85–115 miljoni ja uue Dassault Rafale'i $80 miljoni. Isegi F-16. Uusima Block 70 või 72 variandi ühikuhind jääb sõltuvalt tugipaketist $60 ja $100 miljoni vahele. Teiseks, ja mis kõige tähtsam, puudub piloot. See tähendab, et Kızılelma saab lennata palju ohtlikumatesse olukordadesse kui samaväärne F-16. Muidugi, kui see pihta saab, on see kallis ja kahjulik kaotus, aga kaugeltki mitte nii kulukas ja kahjulik kui allatulistatud, mehitletud hävitaja piloodipäästeoperatsioonid või muidugi piloodi täielik kaotus. Arvestades neid eeliseid, võid arvata, et paljud riigid on türklastele kannul ja püüavad arendada omaenda mehitamata hävitajaid. See on ju tehnoloogia, millel on potentsiaal muuta inimpiloodid lõpuks täiesti üleliigseks. Kuid tegelikult see nii ei ole. Sellised riigid nagu USA, Austraalia, Hiina, Venemaa ja India arendavad või testivad kõik mehitamata hävitajaid, mis on võrreldavad Kızılelmaga. Kuid samal ajal, kui Kızılelma on loodud iseseisva hävitajana, kõigil teistel on peamine eesmärk erinev. Olla mehitatud hävitajate lojaalne tiibmees. Näiteks USA Kratose XQ-58 Valkyrie on loodud selleks, et saata mehitatud hävitajaid nagu F-22 ja F-35. See on samuti allhelikiirusega Mach 0,85 ehk umbes 650 miili tunnis ning märkimisväärselt odavam, makstes $3–4 miljonit ühiku kohta. Austraalia testib samuti lojaalset tiibmeest, mis on välja töötatud koostöös USA-ga. Boeing MQ-28 Ghostbat. See on loodud sensoriandmete lõimimiseks ja relvade kandmiseks koos mehitatud lennukitega, sisaldades arenenud tehisintellekti ja varksi omadusi nagu Kızılelma. Kuid see on samuti allhelikiirusega ja keskendub meeskonnatööle, mitte iseseisvatele ülehelikiirusega rünnakmissioonidele. Venemaa testib omaenda lojaalset tiibmeest. Suhoi S-70 ehk Kotnik B, mis on loodud saatma nende Su-57 hävitajat. See on suur lendava tiiva tüüpi droon, mis kuulub 20-tonnisesse klassi ja millel on tohutu 2,8-tonnine kandevõime, mis ületab kaugelt Kızılelma oma. Siiski on see samuti allhelikiirusega ning selle arendusprotsess on olnud täpselt vastupidine Türgi lennuki omale. Sellega on kaasnenud lõputuid probleeme, sealhulgas prototüübi kaotus 2024 aastal. Hiinlastel on samuti lojaalse tiivamehe programm, mis on võrreldav Kızılelmaga. Nende oma on juba töökorras ja saadetakse 2025 aastal kõrgel asuvatesse baasidesse Tiibetis. Hongdu GJ-11 või terav mõõk on lendava tiiva disain, mis on optimeeritud varksi tegutsemiseks, mitte hävitajalaadseks aerodünaamikaks nagu Kızılelmal. Nagu teised lojaalsed tiivamehed on see allhelikiirusega ja kannab suurt sisemist lasti nagu S-70. Kuigi see on võimeline iseseisvalt sügavale tungima ja ründama, on see siiski peamiselt mõeldud Hiina hävitajate tiivameheks. Üks tegelik otsene konkurent Kızılelmale on aga arendamisel, nimelt mehitamata lennuk, mis on mõeldud hävitajaks, mitte tiivameheks. India tulevane mehitamata hävituslennuk ehk FUFA. See on mõeldud ülehelikiiruslikuks õhuülekaalu drooniks, mille eesmärk on saavutada üle Mach 1,5 kiirused ja õhk-õhk lahinguvõime, nagu Kızılelmal. Kuid see jääb oma arendustempos Türgi rivaalist kaugele maha. Tegelikult on see alles projekteerimisfaasis. Seega paistab Kızılelma praegu silma kui maailma esimene ja ainus mehitamata hävituslennuk. Piloodid võivad rahulikult hingata, teades, et erinevalt paljudest teistest ametitest, tehisintellekt ei muuda nende tööd veel üleliigseks. Vähemalt mitte veel. Arvestades Kızılelma kiiret arengut, on peagi oodata uusi teste ja uusi võimekusi.
Hoiame teid kindlasti arengutega kursis, nii et tellige kanal, et neist esimesena teada saada. Seniks vaadake seda videot selle kohta, kuidas Ukraina ehitab robotarmeed.